Kell on nii kaugel, et alustame tänase teise arutelu teemaga ja kui korraldajad on sõna koroona sellesse pealkirja sisse kirjutanud, siis see püss paugub laval mitu korda. Loodus, minul on kuskilt kooliõpikutest meeles, et looduses jäävad ellu kõige kohanemisvõimelisemad liigid ja kõige tugevamad isendid. Ma arvan, et vanematelt on jõudnud minuni selline rahvatarkus, et loodus tühja kohta ei salli. Ja ausõna ma ei mäleta, kust olen ma lugenud sellise targa sententsi, et looduses on eksistentsi ülimaks eesmärgiks terved ja elujõulised järglased. Et miks ma räägin loodusest, kui lisaks koroonale on veel sõna majandus ja küsimus, mis meist saab? Kas või sellepärast, et ega loodusseadused ikka suures jaos kehtivad ka majandusruumis. Ega ka turg tühja kohta ei salli, aga mis saab siis, kui turg pannakse ühel päeval teadmata ajaks lukku või ellu jäävad küll kohanemisvõimelised ja tugevad isindid, aga samas äri, kui ta ei ole põhitegevus, kui äri on selline mittetulunduslik või hoopistükkis lisahobi, mis see siis majandusruumis tähendab ja küsimusi selliseid võib esitada lõpmatuseni. Vaadates Hiiumaa majandust, kalandus ja kalapüük ja kalatöötlus oleksid ju Hiiu majandusmaastikul ääretult loogilised, nii logistilist kui ressurssi arvestades. Aga mikski pärast prevaleerib plast, mis kipub silmatorkavalt võõrliik siin olema, aga paraku on loodusel omad vingerbussid ja vot ühe vingerbussi on see loodus sellel aastal meile vägagi ette mänginud. Nii et see pealkiri sai pandud ilmselt veel aprilli algul, kui küsimus, mis meist saab, oli vägagi tõsiselt üleval. Täna hetkeseisu vaadates on pilt hoopis teine. Mina olen Mart Repnau, olen vabakutseline strateegiakonsultant, tegelen palju piirkondliku konkurentsivõime ja teaduse kommertsialiseerimise teemadega. Minuga täna koos arutavad selle üle, et kuhu tüürib Hiiumaa majandus oma loomulikus arengus ja selle viiruse, mille nimeks on vist SARS-CoV-2 mõjudel ja selle viiruse tõrjumiseks kehtestatud meetmete mõjudel on Kairi Kõrm, on Sander Kopli, on Aivar Viidik ja Kaupo Reede minuga. Ja alustame, Sander, võib-olla sellest, et üks peaminister kunagi ütles, et kui see on kriis, siis sellises kriisis ma tahaksingi elada. Tuttavad tulid Hiiumaal, raporteerisid, et Kaibaldi Nõmmele viiva metsaraja otsas on metsaalune autodest pungil nagu laulupidu, Tirbi ja tuletornide parklatest ma üldse ei räägi. Rahvast voorib praamidega rohkem kui kõige parematel senistel aastatel vist on olnud. Turismiettevõtja jaoks on elu lill. Kõik, kes justkui vangis elanud, pole ammu murul käinud, on nüüd Hiiumaale läinud või midagi sellist, et kas õhtul loed poole ööni raha kokku ja ikka veel ei saa loetud. Või on see nagu kunstiline liialdus? Umbes see nii on küll jah, et raha rugemise peale kulub aega omajagu. Ütleme, et ikkagi mina tajun ikka seda viimast pool aastat minu ettevõtte jaoks kõige paremana. Sest siis, kui meil veel ei olnud siin kliente ega kunagi olnudki, maksis riik palgakulud kinni ja pärast seda on nüüd veel siis tulnud omakorda siis kliendid meie juurde siin suuremal moel kui kunagi varem. Just erakliendina mõtlen. Kas see eraklient on sama hea kui see eraklient, kes meil oli siin suvi või 2 tagasi? Välismaalaste arv oli drastiline. Juunikuus Hiiumaal eelmisel aastal ööbis ligemale 900 välismaalast. Selle aasta juunikuus ei tulnud 90 täis. Ja ega minu teada ei ole meie ettevõttes siin välismaast osakaal kunagi üle 15% olnud. Ja neid mõnevõrra vähem, eks ole, et on nüüd võib-olla 5 või 2%. Ma ei ole lugenud veel siiamaani neid kokku. Näha on küll ja tunda on, et neid ei ole sõnaga nii palju. Aga nüüd on see, et kas nad justkui erinevad on, et mina saan võrrelda, kas on, et minu kõige suurem erinevus on just gruppide puudumine. On minu ettevõtte suur nagu selles mõttes nagu tajutav
tajutav nagu siis muutus ja gruppide kohta võiks öelda, et nemad kulutavad küll praegu vähem inimese liikme kohta, kui oleks tulnud eraisikust nagu need kliendid. Nii et mina ütlen, et meie ettevõtte kliendid kulutavad praegu per nõus rohkem. Ühesõnaga eksistentsialistlikke mõtteid, mis meist saab teie ettevõttes, see on Hiiumaa suurim ju majutus-toitlustuskontsern, olgem ausad, ei ole aega mõelda. No ütleme selle kuu lõpuni, ma loodan, et kõik on hästi. Aga edaspidi ma ei tea. Kairi, lähme edasi ettevõtjatega. Looduses on paraku nii, et kui tingimused muutuvad mõnele liigile vägagi väljakannatamatuks, siis mõned teised liigid kippuvad jälle sellest vägagi indu saama ja nautima neid tingimusi. Olukorras, kus puhtusest ja hügieenist sai, ma ütleks, et elu ja tervise sõna otseses mõttes pant. Ma kujutan ette, et siiamaani on telefon punane, elektronpost on päringuid täis, muret nagu tuleviku ees ei ole. Ja ainus mure on, et kui veel tuleb tellijaid juurde, et kus siis neid inimesi saada, et kes tööle panna? No päris nii see ei ole, et telefon on punane ja uued kliendid aga kõik uksed aga koputavad. Meie jaoks algas märts sellega, et aprilli alguses, kui olid märtsikuu arved teele saadetud, siis kõik hakkasid millegipärast muretsema, oi, aga meil on ju kinni ja me ei saagi teile nagu eriti raha maksta, et vaadake ise, mis te nüüd oma tädidega teete. Ja oli ka selline juhtum, et klient siis umbes 15 märts helistas, et meil terve kontor läheb kodukontoritesse, meil ei ole üldse vaja koristada, vaadake ise, kuidas te hakkama saate ja siis on 2 tunni pärast uus kõne, kuule, meil oleks nüüd hirmsasti vaja ikkagi desinfitseerida, sellepärast et tootmistöölised jäävad tööle, puutepinnad, kõik sellised asjad ja toimetamised peavad ju jääma. Ja siis tekibki nagu küsimus, et mida te siis nüüd tahate, et kas te siis nüüd tahate kokku hoida nüüd päriselt selle koristamise arvelt ja desinfitseerimise arvelt, kas see nüüd on siis kõige suurem kulu ettevõtetes, et panna oma töötajate tervised ohtu, et nagu selliste asjadega me saime nagu enam-vähem ikkagi oma nina vee peal hoida, et ja juhtus see, et aprill ja mai, et kui tavaliselt, kui on aprillis ilusad ilmad, hakkavad kõik need akendepesud ja muud asjad, siis see aasta hakkas see mai viimasel nädalal, et nüüd avastati, et ikka tuleks ikkagi aknad ka ära pesta, et nagu see töötajaskond nagu pidi natuke ootama ja olime ka juba mures, et mis saab edasi. Aga praegu nagu tundub, et kõik läheb nagu ikkagi tavapäraselt, et eks me vaatame, mis see september ja oktoober toob, et me peame natuke ette vaatama, mis saab koolidest, kuna meie siin üsnagi mitut kooli nii Hiiumaal kui ka siis Saaremaal. Ka Saaremaal on meil päris suur osa ettevõtmistest, et kuidas nagu nendega läheb, et see nagu hakkab muret tekitama, et kui koolid pannakse jälle nüüd kaugõppe peale või selle internetiõppe peale. Osaühing Korrashoid on tõeliselt mitte ainult Hiiumaa mõistes, aga ükskõik millise riigi mõistes tõeline gasell-ettevõte 0-100 mõne aastaga ja tänaseks juba üle 100 töötaja. Palju teil nendest töötajatest Hiiumaal on ja palju te siis oma teenust ekspordite ehk siis naabersaartel ja mandril, palju seal leiba teenivad teie all? No Hiiumaal meil on umbes 35-40 töötajat, kuna meil on ka Hiiumaa ja Saaremaa ja mandri vahel, tähendab Hiiumaa ja mandri ja Saaremaa ja mandri vahel sõitvad praamid, siis seal on nagu eraldi üksusena meie jaoks 16 inimest tööl. Praegu suvel küll tänu siis nendele lisalaevadele rohkem inimesi ja siis üks 20 on Saaremaal ja siis on veel Haapsalus natuke ja siis on veel Paldiskis natuke, nii et ikka jah, üle 100 neid on kokku hetkel, 105 või 106, mis see tööregister eile näitas. Igal juhul 200 000 tööjõumaksude panusega Hiiumaa kogukonna kassasse olete te üsnagi arvestatav tegija ja kui käivet vaadata, siis peaks tegelikult Hiiumaa ettevõtete käibe top 20 teil kas selle aastaga juba saavutatud või siis vähemalt väga ligidal käeulatuses olema. Aga vaatame edasi ja vaatame sellesse valdkonda, mis Hiiumaal võib-olla töökäte poolest ja nende tööjõumaksude poolest ja selle panustamise poolest, milles ma võib-olla seal varasemas sissejuhatuses vähe rohkemgi rõhku panin, ehk et
tööstuse peale ja töötleva tööstuse peale. Noh, jah, me võime teda ju siin, eks ole, selliseks võõrliigiks natukene pidada ja kõik me, kes siin ilmselt kuulajaskonnas on, umbeski kujutame ette, kuidas on see plastitööstus sellel saarel sellise tugeva positsiooni saavutanud. Eks ta nii ühismajandite lisaharudest kui kalanduse omanike sammude tagajärjel on selliseks kujunenud. Täna, kui vaadata Hiiumaa tööstuse käibenumbreid, siis näevad need sellised. Teine kvartal, mille andmed Maksuameti lehelt kättesaadavad olid, oli umbes -10, -15% käivet vähem kui läinud aasta teises kvartalis. Kirjutasin siin sellel nädalal ka Eesti Panga analüütiku Kaspar Ojaga. Kaspar ütleb, et ega see on enam-vähem niisugune pool aasta, mis Eesti tööstuses ongi enam-vähem normaalne. No, Saaremaal on see number -20, võib-olla ka arusaadavalt. Läänemaal oli see number -10%. Nii et seal Lääne ja Saaremaa vahel me oleme. Meid ei ole mõtet Hiiumaal võrrelda, eks ole, Tartumaa ega Harjumaaga. Raivo Vare oli üks, kes ütles väga ühesõnaliselt välja, et tervishoiukriis ennetas tegelikult juba ju jõudu koguvat tsüklilist majanduskriisi. Kas see pilt kaupu business as usual, mõned ettevõtted on käivet kasvatanud, mõned on käivet kahandanud. Tsükliline majandus on kõigile arusaadav. Tarneahelad võib-olla kuskil on natukene Aasia pärast kannatada saanud. On business as usual või on see niisugune lühiajaline vaade? Noh, eks ta on nii ja naa, et ühest küljest situatsioon uudne ja paneb nii-öelda ka ettevõtted ja tööstused omamoodi teise situatsiooni, aga ma hakkaks hoopis täitsa kaugemalt peale kõigepealt, et võib-olla oluline on just aru saada, et miks me peame nagu tööstusest rohkem rääkima. Kui me mõtleme seda, et me tahame igaüks homme elada natukene paremini kui täna, siis suure tõenäosusega selleks, et homme elada paremini kui täna, on meil selleks vahendeid vaja. Ja tegelikult Eesti, kus meil ei ole maavarasi ja sellist kaubastatavat loodusvara on ainult üks ja mets, põlevkivi on ka, siis tegelikult väärtust ja riiklikku ja rahvarikkust loob ainult eksport. Ja ekspordist 70% moodustabki töötlev tööstus. Hiiumaa puhul on see eksport ju väga lihtne. Kõik, mida ostavad mitte residendid, on eksport. Jah, seda muidugi. Aga nüüd jah, et see on see üks vaade, et kus nagu raha tekib ja teine on siis see pool, et jällegi paika pandud uuringud ja nii-öelda tavareeglid ütlevad seda, et üks töökoht tööstuses loob siis 2-4 töökohta väljaspool tööstust. Nii et selles mõttes, et on meil hästi oluline mõelda ka Hiiumaa kontekstis kogu aeg sellele, et kuidas me selle tööstusega saaksime siin edasi minna, tööstust arendada. Kuigi mina ei saa aru, mis asja sa jukerdad selle võõrliigiga, et mis kuradi võõrliik, et omad inimesed töötavad, eks ju, et ise toimetame, eks ju, et ei ole need mingid võõrliigid, et no sisse toodud ju kõik ju peamiselt, eks ole. No inimesed ei ole veel väga sisse toodud. Masinad, turud. Ütleme niimoodi, et kui hotell pakub ööbimist, ma ei tea, kas neid voodeid tehakse koha peal või? Need on ka sisse toodud, eks ju, kapid, et päris niimoodi seda ära võtta, et tegelikult majandus on globaalne ja tegelikult see, kus kohast mingid asjad liiguvad, on hoopis teisejärguline, et see on rohkem nagu tarne küsimus. Aga võib-olla see, mille peale peaks mõtlema ja sinu püstitatud küsimus selles vaates nõnda, et kas siis see majandus praegu 10% sinna või tänna ja millest see tuleneb,
et kui ma vaatan nüüd jälle kogu Eesti tervikpilti ja siis tegelikult näiteks juuni eksport oli täpselt samasugune nagu oli eelmise aasta juuni eksport. Täpselt sama suur. Aprill ja mai vahepeal ei saadud ju lihtsalt midagi vedada. Ja, aga noh, et see võis ka olla, et noh, lükkus natuke edasi. Ja teisest küljest on see, et kui me nüüd vaatame, et meie Hiiumaa siin tööstused on ju omakorda ka tihti peale allhankijad kellegile teisele, et siis üks asi, mis ma arvan, mis see nagu kriis nüüd kasu on toonud, on see, et Lääne-Euroopa ja Skandinaavia suurkontsernid hakkavad praegu oma tarneahelaid ringi vaatama. Mitte täielikult, aga nad osaliselt ikkagi hakkavad kindlustama oma tagalat siin omal lähemal külje all. Ja tegelikult see nüüd loob omakorda väga suured võimalused meie ettevõtetele. Ma tegelikult sügavalt imestasin praegu selle üle, kui sa ütlesid, et Saaremaal on 20% nagu langenud, et tegelikult Saaremaal väga tubli elektroonikatööstus. Iseenesest elektroonikatööstus on ütelnud mulle siin veel, ma käisin nende liiduga siin rääkimas ja ütlesid mulle seda, et nendel kas kriisi on või pole, et see ei mõjuta, et nemad pigem lähevad praegu pidevalt nagu ülespoole. Aga veel kord, et tegelikult neid võimalusi on praegu pigem rohkem laual. Saaremaad muidugi ma ei hakanud nii üksikasjalikult läbi vaatama. Hiiumaa majandust on suhteliselt lihtne läbi vaadata, isegi puhkusel olles ei kulu selleks väga palju aega. Saaremaa majandus on siiski mõned korrad suurem. Aga tuleme tagasi juba järgmiste ringidega nende samade teemade juurde, tarneahenate lühenemised ja kas seal ees on kuskil mingisugused pilved ja sein, mille vastu võib põrkuda. Aivar, kui Vallamaja akendest välja vaadata, siis on pilt ju ääretult lootustandev. Suur putkaste, ma ei teagi, millise teega seda peab ütlema, suur putkaste kerkib turiste, voorib RMK aladele, ei mahu telkijad ära. Ma saan aru, et peaministriga oli juttu 3. praami liinile panekust. Suuremõis, inimesed liiguvad Suuremõisas, bussi peal enam ei saa, kohad on täis. Kas midagi, mis sealt Vallamaja akendest vastu vaatab või arvutiekraanidelt vastu vaatab, on mul kahe silma vahele jäänud või ongi niimoodi rõõmsa elevusega järgmistele kohalikele valimistele vastu? Tahad sa kandideerida? Ma kahtlustan, et sina ilmselt võid seda teha. Ma ei tea, kas me peame sellest rääkima või? Aga mis sealt arvutiekraanidelt vastu vaatab? Üksikisiku tulumaks, kui nüüd see õnnetu aprill välja arvata, siis numbrid on paremad kui eelmisel aastal. Ongi see pilt Vallamaja akendest vaadates nii rõõmustav või lootustandev? Vallamaja aknast paistab Kärdla keskväljaka ehitus. Ja mul on hea meel öelda, et sillutis hakkab kohe-kohe maha saama. Ja ma küll ise loodan, et kui tööde lõpp on novembris, siis ehk saavad isegi varem valmis. Ja tuleb väga ilus asi. Aga ma nüüd üritan nagu aru saada, kuhu sa oma juttu tahtsid suunata. Et mõned siis sellised nagu objektiivsed näitajad. Et üks objektiivne näitaja on kindlasti see, mis puudutab valla eelarvesse tulude laekumist. Ja selle koha pealt on hea tõdeda, et praegu, et meie poolaasta tulude laekumine oli tegelikult isegi väikses plussis võrreldes eelarvega. Mis siis tähendab selle koroonakriisi kontekstis seda, et meie üksikisiku, meie tööl käivad inimesed, kes maksavad makse, milles siis üks osa laekub kohalikku eelarvesse, siis nad on säilitanud oma töökohad, palga ja vald on säilitanud maksutulu, mis on selles mõttes suurepärane, et meil tõepoolest ei ole sellist tagasilööki olnud. Ilmselgelt kandideerib, aruandekõne on hea. Nii, ja kas on pilvi? Teine pilvi ei ole, vaata taevas. Et teine näitaja, mille ma tooksin, mis on ka tore, on see, et mis me selleks ajavahemikuks siis võtame, ütleme need kevadkuud paar-kolm tükki. Et no võt seda võib igaüks ise arvata, et tänu millele see nii oli, aga tõde on see, et Hiiumaa sai juurde 100 elanikku.
ehk et registreeritud elanike registrisse 100 uut inimest. Ma ei ütleks tegelikult, et nad on uued, vaid ilmselt nad lihtsalt fikseerisid oma nii-öelda end siis oma teiselukohta näiteks suvilasse, kuis iganes. Ja kui veel positiivselt mõelda, siis koroonaaeg, kus väga midagi teha ei olnud, vara läks pimedaks ka. Et ehk tuleb üks suur hulk jõululapsi meile uue ringiga. Et nagu Ameerikas, kes on siin saarel sündinud, on saare kodanikud. Noh, kas nii või naa, aga loodetavasti on sellel kriisil ka sedasorti positiivne mõju. Ma isegi ei ütleks, et ainult Hiiumaale ehk ka paljudele muudesse piirkondadesse. Sa tulid pisut hiljem teistele, kes siin kuulasid eelmist arutelu Märdi veetud nende teemal, et kes siia vähem või rohkem püsivamalt kanda kinnitavad nendest inimestest. Siis mina panen sellele visioonile nimeks rantjeede paradiis või pelgupaik. Kuidas sina suhtud sellisesse Hiiumaa arengusse? Ei saa jätta ma siinkohal küsimata, kui sa siia koroonapõgenikud juba välja tõid, et Hiiumaa üks arengusuundi ongi selline rantjeede või oma juba igapäevase aktiivse tööpõlve selja taha jätnute kogukond. See ei ole nii lihtne, et kui tulla tagasi selle eelmise jutu juurde, mis puudutas maksude laekumist, siis ma enda jaoks olen läbi mõelnud, et miks see nii on. Ja ma pakuks sellise variandi, et see on sellepärast nii, et meie tööjõuline elanikkond või ütleme, tööjõukonjunktuur on väga laiali pillutatud kõige paremas tähenduses, et ta on hästi erinevates sektorites, mitte liiga tihedalt koos, välja arvatud tõesti need meie kohalikud suured plastitööstused. Et vahemärkusena muide, et umbes on vahekord Hiiumaa maksumaksjate osas selline, et meil on rohkem kui 50% siis töökohti Hiiumaal, kes on alaliselt Hiiumaal tööl, aga maksulaekumise osas on pigem kaldu teisele poole ehk et need, kes on väljaspool töötavad, need tegelikkuses teenivad rohkem maksutulu vallale. Aga nüüd selle arutelu esimese otsa juurde jälle tagasi tulles, siis vaata, tänapäeva elu on muutumises ja tegelikult mulle see väga-väga meeldib, et ta on sellises nagu positiivses muutumises, mis siis tähendab ühtlasi seda, et ka majanduses ja sinu töö tegemise kontekstis ei ole sinu füüsiline asukoht enam sugugi tähtis. Ehk et inimesed, kes tulevad ja elavad ja resideeruvad ja töötavad Hiiumaal, see on selline segment inimesi, kes võtab endale töökoha kaasa. Ja see on, ma näen selles nagu täielikult Hiiumaa võimalust ka sellise tuleviku äri kontekstis. Ehk et sa võtad endale töö kaasas või sa lood endale ise selle võimaluse töötada koha peal. Ja kindlasti on see Hiiumaa võimalus, seda on seesama kriis meile juba näidanud. Ja kui me räägime nüüd sellest, et kas inimesed pigem nagu on huvitatud näiteks kas või kiiresti interneti võrguühendusest või mitte, siis loomulikult nad seda on ja väga massiliselt kusjuures on. 2 aastat tagasi siin aru pidades istus selle laua ääres Marina Kaljurand, kes ütles, et tema oma küberjulgeoleku teemalisi, selle ajal oli see Skype'i nõupidamisi sealt Kiduspeelt küll kuidagi pidada ei saa. Kirjutasin talle nädala alguses, küsisin, kuidas olukord on. Ta ütles, personal hotspot ajab asjad täiesti hästi ära. Et asjad muutuvad siin kiiremini kui raudteeehituse vajadused või mõned tunneliehituse asjad. Ma ei ole professionaalne ajakirjanik, ma teen selle fopaa, et ma hüppan, Aivar, sinu selle lause juures veel natukene ettepoole sinna, kuhu ma
teises seal tagumises pooles mõtlesin jõuda, aga siin ettevõtjad ja riigi pool nii kohalikul kui regionaalsel kui riigi tasemel majandusprotsessi juhtinud, eks ole, Kaupo ja ärikonsultandi minevikuga veel kaasa, et selle visiooni, mille nimeks ma panin, eks ole, rantjeede kogukond. Üks nõrk külg minu jaoks on just see, et kust tuleb kogukonna rahakotti see tulu, millest hoitakse talvel lumest puhtad teed, kui juhtub lund sadama, millest hoitakse korras koolimajad, vanurite eest kantakse hoolt, noortele leitakse tegevust ja kõik muu, mis on omavalitsuse ülesandeks pandud ja mille eest omavalitsus peab hoolitsema. Viimsi vald mõned ajad tagasi laskis teha ühe uuringu, et mis oleks see, kui Viimsi valla residentide välja võetavad dividendid laekuksid Viimsi vallale. Numbreid ei mäleta, aga numbrid olid muljetavaldavad. Töötasudena see seltskond enam aktiivselt tööd ei tee ja tulusid ei võta. Kas see on üks nõrk külg selle residentide ehk et jõukate residentide visioonis? Kirjutad sa Viimsi valla soovile alla, et dividendidest hakkaks ka midagi laekuma? No jah, aga see on nagu omaette arutelu tegelikult, et võib-olla me selles praegu ei laskuks siin, aga mis puudutab siis inimesi, kes elavad Hiiumaal ja töötavad Hiiumaal, kes elavad Hiiumaal ja puhkavad Hiiumaal, kes tegelevad oma meelepäraste tegevustega, siis ma ausalt öelda, ma ei oska suga selles mõttes kaasa mõelda, et Hiiumaal peaks elama inimesed, kellele meeldib siin elada. Minu meelest. Et seda number 1. Ja number 2 on see, kui me räägime nüüd sellest omavalitsuse kontekstist ja rollist siin, siis Hiiumaa vald teeb ju igapäevaselt tööd selle nimel, et see elukeskkond kujundada selliseks, et enamikul inimesel ongi hea elada. Et olgu see siis puudutab mingid infrastruktuuri asju või puudutab see näiteks kultuurilisi asju või puudutab see haridusliku meditsiini asju. Et see on ju ülesanne ja eesmärk ühteviisi, et vahet ju ei ole, kellele sa seda lood. Sa lood seda oma inimestele. Meie inimesed, kõik inimesed on meie inimesed, kes Hiiumaal omavad alalist elukohta minu meelest. Ma korra segan, hüppan vahele, aga jällegi, et ei saa aru, miks sa seda nagu teemat nõnda jälle püsti paned, et mis see siin torgib, mis see rantjeede kogukond siis nüüd nii väga müstilist on, et tegelikult on ju nõnda, et tänapäevases ühiskonnas, ütleme niisuguses Lääne-Euroopa, Skandinaavia mõistes, seal me paikneme. Ettevõtjaid on ikkagi kuskil 10–7% nii-öelda elanikkonnast. Et 90% peavad ju ka millegiga tegelema, ja tihti peale need 90% ongi need, kes siis toimetavad kuskil teie ettevõtetes, töötavad või siis tööstuses, et ma arvan, et iga sellisel asjal, nagu sa ütlesid, et kui võtab inimene oma töökoha kaasa, eks täpselt samamoodi võib ta selle töökoha väga lihtsalt ka siis ära viia. Et jälle tulen tagasi tööstuse juurde, tööstust ei vii lihtsalt niisama ära. Et kui see juba siia püsti on pandud, siis ta on siia päris pikaks pandud püsti. Tegelikult jõudsimegi selle osa inimeste juurde, kes moodustavad sellest 2300 erasektoris umbes. Ega see statistika ei ole ka ju täpse, ei ole siin ei Selveri müüjaid ega Rimi müüjaid ega veel mitme ettevõtte inimesi ja tõenäoliselt on siin kirjades, Maksuameti ja nende tööhõive kirjades ka inimesi, kes töötavad mandril, aga see selleks. Need 400-500 inimest, kes on seal plastis, need 100 inimest, kes on siin üsna spetsiifilises õmblustööstuses, need inimesed, kes on siin toidutööstuses, need moodustavad circa kuskil 700 inimest ehk laias laastus kolmandiku sellest tööjõust, mis meil üldse majanduslikku lisandväärtust loob. Ja nüüd on see, et miks ma neid pilvi siia kisun, on tegelikult üsna proosaline põhjus. Teine kvartal USAs majandus -33%, teine kvartal võrreldes esimesega UK-s -20%.
Rootsis -10, Euroopa Liit keskeltläbi -12 kaupa. See nõudlus väheneb, on see koroona mõjul või koroona ja tsüklilise majanduse koosmõjul või majanduse ülekuumenemise juba ületanud harja mõjul. See koosmõju, see tähendab seda, et siit tekib varem või hiljem midagi samalaadset, kui see nõudlus langeb meie põhiturgudel, Põhjamaad, Saksamaa, UK, et jääb jällegi üks hulk üle ja toimub midagi sellist, nagu toimus pärast kalanduse kollapsi, kus mõne aasta jooksul saare elanikkond vähenes mitmesaja inimese võrra või natukene vähema võrra pärast seda üleilmse finantskriisi puhkemist. Et kuhu need inimesed lähevad, et kas lähevad Kairi juurde, on see järgmine küsimus. Valmistub Kairi, vasta Kaupo. Mart, ära karda. Ära karda, see asi ei ole üldse nii hull. Vaata, me oleme sinuga juba nii vanad mehed, et me oleme oma elu jooksul näinud 4 suurt majanduskriisi. Ja need 4 majanduskriisi on siis toimunud alates 90. aastast. Ja kui me nüüd vaatame seda, et ja need on kõik olnud nagu tõsised kriisid. Ja kui me oleme vaatame nüüd nagu tagantjärgi seda Eesti majandust, et mis siis toimub, et siis ongi täpselt see, et kriisi aastal käib see korra nagu põhjas ära. Aga peale seda tuleb järsk tõus ja peale igat kriisi on Eesti majandus tugevam kui ennem kriisi. Ehk siis selles mõttes mina ei näe mitte mingisugust põhjust, miks see 5. kord peaks siis midagi teistmoodi olema. Et tegelikult on see, et me oleme ilgelt targad eestlased ja hiidlased on veel eriti nutikad. Et tegelikult kui suurtel turgudel toimuvad kollapsid, see tähendab seda, et suured kontsernid kukuvad külili, aga ega sellepärast tarbimine. Nüüd ma teen ühe remargi ka siia korraks, siis pärast jätkan. Et ma siis tarbimise juurde tagasi tuli korra meelde, et kõik nagu räägivad või ütlevad, et oi, nüüd oli see koroona nagu asi ja nüüd inimesed on muutunud. Ei ole nad muutunud tühjagi, et inimene ei muutu nii kiiresti. Tegelikult tarbimine on ikkagi täpselt samasugune ja tarbimisharjumused ei muutu nii kiiresti. Ja sellepärast mina ütlen seda, et sõltumata sellest, kas Ameerikas või Ühendkuningriikides turud kukuvad 10, 20 või 30%, siis tegelikult meie ettevõtjad, kui nad on seda tõestanud läbi ajaloo, et nad leiavad üles need kohad, kus suurkontsernid on pikali kukkunud, aga tarbimine on endiselt taga. Et okei, kui sul ütleme niimoodi, et ennem turg oli 100% ja turg kukub, eks ju, seal 60% peale, eks ju. Siis tegelikult ennem seda oli, ütleme, eestlaste turuosa seal turul 5%, eks ju. Neil on ikka veel ruumi küll, eks ju, seda turgu võtta, nii et ära karda, Mart, et elu on ilus. Tahaks olla väga selle optimismi juures, aga paraku ei lase ei see, mis toimub praegu Prantsusmaal, ei see, mis toimub praegu, eks ole, Kreekast rääkimata. See, et Brüsselis on kohustatud juba jälle kõik kandma maske. See, et võib-olla Eestis kõige parem veel olukord, et 100 000 elaniku kohta on ainult 2-kordistunud, eks ole, uute nakkuste arv ja see, et tulevad sügis külmad ilmad. Ja Baskinit, eks ole, ei hakka siin tsiteerima, kes tulevad ja mis sealt jälle tuleb. Aga kui kas või see väike doomino toimub, Aivar, enne kui ma veel lähen selle juurde, et kas Kairi ära absorbeerib need kohad. Olete te majanduskomisjonis, Sander, sina oled ju majanduskomisjoni ja eelarvekomisjoni eesistuja ja volikogu esimees. Kas majanduskomisjonis ja sotsiaalkomisjonis on olnud üldse arutuseks mingisugune hall või must stsenaarium või te pole selle peale ka üldse veel oma aega kulutanud? Hall või must, mis kontekstis? Hall selles mõttes stsenaarium, et jällegi on üks ports inimesi siit võib-olla lahkumas, kuigi Kaupo on optimistlik, aga kui saab teoks see, et tööstusveondus, kes sellest sõltub ja veel mõned harud kaotavad siin kas või nendest 700-800 töökohast 100-200, on see vallale suurlöök või absorbeerib vald selle ära?
sotsiaalses tea, Sander, mõtteplaanis. kas oleme ausad ja ütleme, et tegelikult meil seda tüüpi arutelu ei ole olnud. Ja selleks ei ole ka olnud väga põhjus selles kontekstis, et olles ikkagi kontaktis kohalike ettevõtjatega, sealhulgas ka nende samade plastiettevõtjatega, siis nende sõnum on olnud ja toiduainete tööstusega siinsamas kohalik Coop ja teised, nende sõnum on olnud seda, et nende lepingud peavad, nende turud toimivad ja nende inimesed töötavad. Et noh, ütleme nii, et ma hea meelega ei võtaks seda rolli, mida mulle tundub, et sina oled siin täna tugevasti võtnud, ehk nagu looks sellist nagu musta stsenaariumit ise kogu aeg nagu päeva järel. Et ma ei tea, kas see on õige tee. Et pigem me mõtleme kindlasti sellele, et jah, et tõsi on see, et valla eelarvet on nii-öelda hinnatud kriitiliselt ja valla enda toimimise osas on tehtud selliseid kärpemeetmeid juba ennetavalt kasutusele võetud, enne kui lisaeelarve nüüd läheb volikokku ja koostamisse üldse läks kevadest saadik. Et seda kindlasti ehk sellist konservatiivset ja tasakaalukat joont oleme hoidnud absoluutselt, aga seda, et me peaksime nüüd kuidagi üle reageerima niimoodi väga musta stsenaariumi järgi, et seda ma ei tea, ei ole. Ma võin kõlada hädakraaksuva kaarnana ja üksikuid selliseid oli ka enne 2008. aasta novembrit. Ma mäletan, üks oli taanlane ja mõnedel lähevad need ennustused täide ja mõnedel mitte. Mina olen strateegiakonsultant ja mina vaatan erinevaid selliseid valikuid ja võimalikke teid ja kursse, mis võib ette tulla. Kas aasta jooksul 100 uut töökätt korrashoid võtab vastu? Kahjuks ei võta, sest et kui kuskilt see 100 inimest ära koondatakse, siis järelikult ka mingisuguse hoone uksed lähevad kinni. Ja siis ei ole ka seal meil nagu ka põhjust mitte midagi teha. See on just nimelt see, et mis on millega seotud ja see on ka see põhjus, miks ma ei taha vaadata asju üksikult ja miks ma ei taha vaadata seda tänast palavat päikest, mis mulle siit selga kõrvetab sellise suvena, nagu meil on tänavu olnud, eks ole, et mis on see sügisel ees. Noh, jah, ootame seda sügist, et paraku ka meie oleme oma klientidega väga palju suhelnud, et üle Hiiumaa meil on väga palju kliente Saaremaal, seal Paldiskis suured tööstused, et kõik on nagu mures, mis saab oktoober, november, kui me lähme sinna pimeduse poole. Millised on siis meeleolud, millised on siis tootmisvõimalused, on meil selliseid kliente, kelle toodang läheb vaba aja nautimiseks ja kui ikkagi see majanduskriis jätkuvalt on, siis selle vaba aja nautimise pealt hakatakse kokku hoidma. Ei osteta enam paate, ei osteta enam treilereid, mis veavad paate, ei osteta enam neid päästeveste, mis on seal paadi peal vaja. Paraku kõik see jada on meie kliendid, et kui need hakkavad ennast kokku võtma või üldse ennast kinni panema, et ega me ei tea keegi, mis siis saab. Samuti on meil ka üks klient, kes toodab lennukitele mingisuguseid juhtmeköidikuid ja kuna ükski lennuk praegu ei lenda, siis see ettevõte ka juunikuus koondas 40 inimest, see küll ei ole Hiiumaal. Hiiumaa ettevõtted tunduvad olevat praegu kõige tugevamas positsioonis, kui ma võrdlen nüüd meie kliendi baasi nii Saaremaal, Mandripool kui Hiiumaal. Võimas. Ei, ma ei ole uskmatu, Toomas, ja ma olen täiesti ümberveendav argumentidega ja argumenteeritud arutlustega. Kõigis sellistes asjades ma tahan just nimelt mitte ühelauseliste tulevärki, vaid pigem pikemat mõttekäiku, et kuhu need seosed ja asjad võivad viia. Aga nüüd teeks ühe väikse pöörde. Ma tänast päeva ette valmistades mõtlesin, et ma tõepoolest keskendun sellele, mis on mõjuga. Ja kui ma siin enne ütlesin välja need 3 numbrit, 43 miljonit on see ettevõtete loodav majanduslik lisandväärtus sellel saarel. Ja kui see 13 tuleb sealt plastilt ja sealt tuleb õmbluselt veel mingisugune 4 juurde ja sealt toidult tuleb sealt veel midagi juurde
ja siis näeb sealt välja see 1,3, mis on see majutus ja toitlustus ja kui sinna panna tõenäoliselt juurde veel mõned teised külastajale teenuseid pakkuvad sektorid, siis Sander, see on ju tegelikult köömes või tegelikult ei paista selle statistikast välja midagi või on sellel tohutult suur kasvupotentsiaal meie külastaja ja turismimajandusel. Mis siis nüüd nagu see kõige õigem nendest väidetest või tulevikuvaadetest võiks olla? Ma arvan, et eks ta üks kombo on kõigist, mis sa ette lugesid praegu, et ühtepidi on ta tõesti väike. Hiiumaa turism, ma ütlesin, oma naabritega võrreldes on vähe arengut saanud. Teistpidi on meil seda nii-öelda erakättes olevat turismi osa ehk siis seda majutuse poolt ja kodumajutust ja seda on ikka päris palju, mis ei jõua ka statistikasse ja kus ta siis tiirib oma soodu. Lisaks siis veel kõikvõimalikud teenused, mida siis nii-öelda turistid tarbivad ja mis ei ole ka turismi statistikas nagu sees. See on nii-öelda kaubandused, transpordid, kütused, mis iganes muud teenused. Et küsimus, et kas koroona on toonud Hiiu turismile kasu või kahju? Ma ikkagi arvan, et nii kaua see tervishoiukriis nagu kestab ja transpordi ja inimeste liikumises on piirangud, et ikka kasu toob ikka meil just, et meil enda Eesti inimesed tahavad ka ju kodust ja oma rutiinsest elust välja saada. Et usutavasti on nii kaua ikkagi me oleme nagu hästi hoitud. Mart, ma segan korra, et sulle meeldivad numbrid ja mulle ka meeldivad. Ja mõned numbrid, mis mulle meelde tulid, on see, et äsja lugesime TS Laevade üleveo statistikat juulikuu kohta ja seal oli siis reisijate sõiduautode ülevedu ja kasv oli vastavalt 3 ja 6% ja saarlastel oli -12%. No imestad sa selle üle? Ärme selle saarlaste teema juurde kinni jää, et tegelikult on väga hea, kui neil ka hästi läheb. Aga see on üks... Täna neil ei 100 kusjuures. See on üks selge indikaator, mis ütleb, et kuidas meil läheb. Ja teine number, mis mul meelde tuli, oli äsja tuli ka tööpuuduse näitajad. Ja Hiiumaa oli selles tabelis kõige madalamal ehk siis 4,% peal. Mis siis taaskord helgemat pilku tulevikku pöörates tähendab mida? Tähendab seda, et suvi on andnud meie kohalikele ettevõtjatele, kes neid inimesi, kes meil käivad, teenindavad erineval moel, andnud tegelikult väga hea sellise potentsiaali selleks, et üle elada talv. Ja teiseks on, mis puudutab seda üldist ka sellist maksulaekumise poolt, millest enne natuke juttu oli, ka seal on nagu tegelikult pilk pigem positiivne, et ega me seda pauku tegelikult kui pauk tuleb, siis tuleb ta nagunii. Tavaliselt juhtub see pauk nii, et see tuleb kõigil ootamatult ja keegi ei oska valmis olla kust tuua varrest. Ja alati tuleb ootamatult. Nii et jah. Ja sulle lisaks see, et see vist oli Statistikaameti andmed, aga 258 pluss on töölepingulised suhted jaanuar versus juuli sellel saarel. See on veel omamoodi number, mida ma ei ole suutnud veel enda nii-öelda hakleja masinast läbi lasta. Küll aga meeldis mulle see, mis sa ütlesid ja need numbrid ma ütlen sulle kohe. Aprill 20 versus aprill 19. TS Laevad -40 000 reisijat. See on siis arvestades, et üldjuhul ikkagi hiidlane läheb mandrile ja tuleb tagasi ja mandriinimene tuleb Hiiumaale ja läheb tagasi. No mõni tuleb aprillis ja läheb mais, aga vahet ei ole. Oli -20 000. Siin tuleb kohe, Mart, sa oled natuke muutud selliseks valivaks numbrite osas. Ei ole. Kuula lõpuni. Aprill -20, mai -5000, juuni -2000, juuli pluss 1700 inimest sõitis laevaga edasi-tagasi. Ma ei tahtnud kasutada seda sõna demagoogia, aga me ju kõik tegelikult, kes vähegi teavad nende numbrite taha või aru saavad, on need kevadised numbrite languse põhjused on see, et mitte see ei ole meie külastaja number, vaid see on meie oma inimeste numbrid,
kes lihtsalt käivad iga nädal näiteks mandril tööl ja kes ühel hetkel lihtsalt füüsiliselt ei saanud enam koju. Et tal oli siis valida, tegelikult juhtus seal 2 asja. Sul oli valida, kuna siis regulatsioon oli selline, et sa said 1 kord liikuda edasi-tagasi, siis sul ühel hetkel oli valida, kas sa jääd siia poole või jääd sinna poole. Ja kuidas siis keegi otsustas, aga see tähendas ühtlasi seda, et sind ei olnud iga nädalaselt seal piletiostjate nimekirjas, et nii lihtne see tegelikult ongi. Aga veel, kui me räägime nüüd nagu majanduse kontekstis, et siis ma julgen küll öelda seda, et Hiiumaal, mida me suutsime saavutada, oli see, et meie majandus toimis edasi. Ehk tegelikult koostöös, meil oli absoluutselt väga hea koostöö oli politseiga, praami vedajaga. Selles osas, et meie majandus toimis edasi ehk kaubaveod toimisid. Ja näiteks ka lepingulised ehitusobjektid, mis olid parasjagu käimas, et nendel ikkagi inimesed said tööl käia, tõsi, välja arvatud see sama 3. hoone siin Orjaku sadamas, mille ehitushanke kahjuks võitsid saarlased, keda siia ei lastud üsna tükk aega, et nende ehitusperiood lükkus edasi. Aga see oli ka vist peaaegu nagu ainus või üks väga väheseid objekte, kus ehitus reaalselt seiskus. Et ülejäänud objektidel me suutsime tagada selle, et asjad toimisid edasi. Ehk siis ka kohalik majandus siin kohapeal toimis, pluss siis ka Hiiumaa kontekstis nii-öelda eksport toimis. Ja Kaja käest võib küsida, aga minu meelest toimis eksport väga hästi. Ma ei ole ajakirjandusprofessionaal erinevalt sinust, nii et ma ilmselt lasen libedale teele tihti peale ennast ja numbritega ja väikestesse numbritesse killustades. Möödunud aastal, esimene kvartal ehk et jaanuar-märts sõitis edasi-tagasi circa 3 kuu jooksul 40 000 inimest. Suve jooksul kuskil circa 140 000, nii et 100 on see seltskond ilmselt, kes sõidab, eks ole, suve 3 kuuga juuni, juuli, august. Need, kes ei sõida jaanuar, veebruar, märts, et see on nüüd see suurusjärk tegelikult. Ja kui me nüüd selle aastal vaatame seda, et juulikuu numbrid, mis viimased on ja neid sõitjaid eelmise aasta juulist oli 1700 võrra rohkem ja tegelikult pilt, mis meile sellel saarel vastu vaatab, ma olen nüüd 2 kuud ka olnud paigas peaaegu, sõitnud mööda saart ringi, vestelnud eriti tänase päeva valguses veel mitmete tuttavatega, kes siin käinud on ja mina ei võtnud osa. Aga ma vaatasin seda hiljuti järele 2 aastat tagasi, 2008 sügisel. Turismikonverents oli Suuremõisa lossis. Sander, sina olid seal? Aivar, sina seal olid? Seal tekkis teema, et mis saab siis, kui turiste saab Hiiumaa kohta liiga palju. Ja nüüd tulles seda optimismi, eks ole, ütlema, et meil on tõepoolest tulnud siia saarele sellel aastal rahvast enneolematult palju. Kas teile tundub, et Hiiumaal nüüd on jõudnud kätte see 2 aastat tagasi ennustatud koht, et Hiiumaal on turiste liiga palju? Miks ma seda väidan? Väidan seda, et kui mulle kirjeldatakse Kaibaldi Nõmmele viiva raja otsas autode metsa all parkimist nagu laulupidu, see, et ma ei mahu Tirbi parklasse, tuletornide parklatest rääkimata, see, et ka augustikuus on praamid järjekorrad. Kas on meil koht käes selles, et meil on turiste liiga palju? Mart, sa reageerid kogu aeg üle millegi pärast minu meelest. Et jälle tulen nagu nii-öelda reaalsusesse tagasi. Ja kui me räägime sellest, kas meil on kedagi liiga palju või kas meil on oht saada kedagi liiga palju, siis mina ütlen, et ei ole. Ja väga lihtne põhjus selleks ei oleks on järgmine. Hiiumaa ja mandri vahel liigub ühes päevas vist umbes 12 reisi edasi-tagasi. Nii. Nende vahe on 1,5 tundi ja sinna praami peale muhub kindel hulk inimesi ja sinna praami peale muhub kindel hulk autosid. Ja nii see lihtsalt on. Ehk tegelikult meie ükskõik, kuidas see keegi seda võtab, kas see on pudelikaev või kael või miski muu asi, et see annab meile tegelikult selle
loob meile selle mängulava turisminduse kontekstis ja tegelikult ka nagu kohaliku majanduse kontekstis, kes siis seda inimest teenindab, toitlustus, majutus, kõik nii edasi. Ehk sealt tuleb see kriitiline mass, et meie kohalikud ju ei ööbi siis hotellis on ju. Et sealt tuleb see kriitiline mass ja nii kaua, kui see praamiühendus toimib nõnda, nagu ta toimib, siis lihtsalt ongi nii ja tegelikult ei tasu jälle karta, et nüüd ma ei tea, ei ole kuskilt mingisuguseid põgenikepaate tulemas mandrilt meile siia, et vähemalt mina ei ole näinud. Turismiärimees ütleb, kas see on see turist, keda me tahame? Läheks alguse juurde tagasi, kas turiste on liiga palju, et ma arvan, turiste on paras hulk siis, kui meil tekib siia ikkagi selline arvestatav elujõuline nagu siis ettevõtete võrgustik maale, kes tõesti tegelevadki turistiga, kes elavad sellest ja kes suudavad ka siis ka adekvaatselt siis panustada turundusse, koostöösse. Täna see veel nii ei ole ja minu arusaamise kohaselt on ikkagi, no me võiks olla turiste ikkagi topelt või isegi 3 korda rohkem kui praegu on. Et siin Aivar rääkis küll, et praam justkui selle ära nagu siis määrab, kui palju inimesi maale jõuab, see on ühtepidi õige. Aga siis, kui turist tahab olla siin näiteks nädalaga järjest ja siis on ta ju tegelikult, peab olema rohkem talle majutuskohti, peab olema rohkem talle söögikohti, et siis see kohal viibitud päeva arv on hästi oluline. Et see loob siia nagu sellise täiendava väärtuse ja kus meil küsimus oli? Ja see küsimus, kus oli, eks ole, et kas see on see turist, kes nüüd on saare vallutanud täna või on see visuaalne pilt tegelikkusest pildist võib-olla lihtsalt silma torkavam? Mina ei tea, kas minu asi on nüüd jaotada inimesi õigeteks ja valedeks. Ma arvan, et loomulikult oleks tore nagu ikkagi see, et turistil oleks raha kaasa, kui tuleb saare peale. Ja siis me suudaks talle selle raha eest pakkuda elamusi ja mõnusat olemist. See on nagu oleks minu unistus. Ja nüüd on see numbri kombinatsioon 43, 13 ja 1,3, et sellest 1,3, kuidas saada suurusjärk suurem on võib-olla helesinine unistus, aga 2 korda suurem. Hiiumaa on saanud 10 korda kuulsamaks, turundus töötab. Väga selgelt on vaja panna siia rohkem raha sektorisse ehitada. No me ehitasime ühe tuuletorni suure raha eest valla abiga ja tegelikult peaks kohe tulema kõrvale siia 100 majutuskohta kohe või 100 voodikohta juurde, et siis oleks ka nagu sellest laimalt kasu. Et mina näen, et me ikkagi areneme liiga vaiksel tempol võrreldes siis Saaremaaga või siis Läänemaaga, kes siis neid sinna kuidagi suudetakse rohkem panna sellest sektorisse. Pigem kriitika tuleb headelt tuttavatelt, kes 2 perega olid 6 päeva isegi vist ja 5 ööd Hiiumaal. Nende esimene küsimus, kui ma neile helistasin ja nad olid mandrile läinud ja nad olid juba Lõuna-Eestis, oli, et Hiiumaa, no ja ma transleerin selle tõenäoliselt siis nii hiidlased, Hiiu ettevõtjad kui ka Hiiu kogukonna juhid. Девочки, определитесь, öeldi vene keeles selle kohta, et palun määratlege ära, kas te tahate siin turisti või te siin ei taha turisti. Ehk et etteheide või kriitika pigem oli selles osas, et ebaühtlane selline teeninduse tase, see mass, mille suudavad tuua siia praegu laevad, läheb natukene konflikti sellega, mille sinu fantastiline produktsioon minuni mällu tõi. Ma ei suuda kunagi Margus Taborit järele hakata tegema, aga see oli tema mamma lause. Mis asja nad siia tulevad, siin ei ole ju mitte midagi, 4 kivi, 2 mändi ja 4 kadakat või midagi umbes sellist. Seda tullakse ühtepidi siia otsima, see on üks sihtrühm. Turundusstrateegia näeb igasuguseid peeni sihtrühmi ette ja turundust, aga see, mis siit läheb üks heal järjel, keskmise Eesti keskklassi 2 peret lähevad siit ära, on natukene õlakehituse tundega, et kas on ootuste juhtimises, kommunikatsioonis või tõesti toode ei pruugi järele tulla sellele või tõepoolest on see vältimatu, et meil on sihtrühm, kelle mina panin selle sihtrühma nimeks. Ega meil tegelikult väga vahet ei ole, et kas me oleme Paunküla veekogu või Pallirannas, kus me siin grillime, õlut libistame ja jöriseme.
no ega päris kõigile ka ju meeldida ei saa, et arvatavasti see nii ongi, et mõnele meeldib siis Hiiumaal, mõnele kuskil mujal. Aga mis puudutab teenuste ja üldse kvaliteedi nagu siis kas siis tõstmisse ja arendusse, see ongi, mis ma räägin, et siin oleks vaja rohkem professionaalsust asjade korraldamisel ja rohkem nagu inimesi ja ettevõtteid. Kust see professionaalsus tuleb? Eks ta lõpuks tuleb vajadusest ka ühtepidi, et inimesed on pannud siia raha, investeerivad ja nii tuleb asju nagu käigus hoida ja siis ka müüa. Ja et hästi müüa ongi vaja head teenust osutada, see eks kõik seotud oma vahel. Ja see mingis mõttes lükkab mul selle kolmanda tänase võib-olla niisuguse minu jaoks sellise valukivi või kärna juurde. Ja see on just nimelt see, et äri ja ütleme mitte äri, vaid pigem majandus Hiiumaal võtab aina enam ja enam sellist mittetulunduslikku vormi. Kas see on ka vältimatu? Mis ma selle all silmas pean? Ma natuke pikemalt seletan. Sa ütlesid, et professionaalsus ja sa, Sander, oled oma mingis ajakirjanduslikus sõnavõtus öelnud, et Hiiumaal saavad endale lubada häid töötegijaid need, kes pakuvad töökohta aasta ringselt. See tähendab ka mingisugust arvestatavamat mahtu oma äritegevuses. See tähendab, kuidas see oli, ulatuslikku äritegevust. Aga kui sa vaatad kõiki neid viimastel aastatel lisandunud majutuskohti siit samast üle tee, lugesin hommikul Bookingus ja Airbnb's kokku, circa tosin on selliseid maju, mida tõenäoliselt peetaksegi mõned nädalad. Suvekohvik Kalanas eelmisel laupäeval küsisin, kaua lahti olete, ütlesid, et oleme veel nädal aega, siis ootab mandril töö. See on fantastiline chillimise koht, aga nad on kõik piiratud ajaga, nad on kõik, kas see on vältimatu, kas siit on professionaalsust kuskilt pidi võimalik välja väänata? No eks see eeldab ikkagi äride konsolideerumist ja veel kord, et on vaja erinevaid investoreid siia, erinevaid ettevõtjaid, kes oma siis panustavad oma aega ja raha siia, et päris ma ei kujuta ette, et oleks ka võimalik teha teistmoodi Hiiumaal seda pop-up restoranide äri, kui ainult 2 kuud või natuke rohkem. Et ikkagi, ma ikkagi ootan seda, et Hiiumaal tuleksid, avastaksid inimesed oma selles mõttes oma nagu unistuste kohana, et kus võiks ka teha see elustiili äri, panna siia raha, ma ei tea, erinevatesse suurematesse projektidesse, kui on need samad ühe-kahe pere nagu puhkemajad. Sealt tekivadki nii-öelda, siis ma rääkisin, vajadused, tekivad aastaringsed nagu plaanid, tekib personal, tekivad uus kvaliteet. Ja siis jõuda kommunikatsioonina sellele sihtrühmale kohale, kellele see on mõeldud ja mitte sellele, kellele see ei pruugi võib-olla olla mõeldud. Mitte, et keegi meile meeldib rohkem või keegi meile meeldib vähem, vaid küsimus on jällegi nendes samades tegutsejates selles, et nad leiavad siit endale aastaringsema leiva või siis üle aasta talve. Korra mõtlen, et kuidagi me oleks pidanud teise pealkirja panema sellele diskussioonile, et pealkirja panid korraldajad, sisu on minu. Okei, et me räägime oleme nagu kinni jooksnud sinna turismi, et tegelikult veel kord, et see on ainult mõni protsent majandusest ju tegelikult, kogu majandusest Hiiumaal, eks ju. Et veel kord, ma ikka vägisi ja järjekindlalt toon uuesti selle tööstuse teema lauale, et kui sa ütled ka, et mis siis peaks nagu teistmoodi minema või teistmoodi tegema, siis mitte ainult tööstuses, see käib ka kõigi muude ettevõtete kohta, et põhimõtteliselt on ju nõnda, et midagi teha pole, ega siis nii-öelda palgaralli, kui ta ka korraks peatus, varsti läheb ta jälle edasi, see on paratamatu. Ja selles mõttes nüüd siin on see koht, kus me peame hakkama väga selgelt mõtlema, et kui me suudame praegu on kaetud seda palgarallit rohkem nagu kasumi arvelt, eks ju, või kuidagi niimoodi klapitades, siis selleks, et sellest nii-öelda mängust võitjana välja tulla, et meil ei ole mitte mingit muud varianti. Meil on kaks võimalust, kas me peame hakkama seda ettevõtlust ja äritegevust siin tegema efektiivsemaks, mis tähendab siis digitaliseerimist
või siis on teine variant, on see, et me peame hakkama rohkem panustama nii-öelda targematesse teenustesse, targematesse toodetesse, millel on kõrgem lisandväärtus. Nii et seesama, milleni ma ennem tegelikult jõudsin korra, et kui ma ütlesin, et praegu on erakordselt hea aeg tegelikult võtta uusi turgusi, siis see, et kui sa lähed nii-öelda oma uue potentsiaalse tulevase kliendi juurde, siis kindlasti tema huvi, ja ma ei räägi mitte nüüd turismikliendist, ma räägin tööstuskliendist, kes tööstustoodangut ostab, et siis tema huvi on kindlasti selles, et vaadata, et kas see ettevõte on suuteline tegelema ka arendustööga. Ja see on see koht, kus tuleb hakata paratamatult nagu rohkem panustama. Et selline rohkem tuua ka teadust arendustegevusse. Et ma arvan, et see on see teema, millest tegelikult peaks väga selgelt nagu kuidagi jalad kõhu alt välja võtma. Tööstuses ilmselt on see arusaam, mis on tootearendus, on tunduvalt jõulisemalt ka nende tööstuste omanike ja juhtide peades sees ja kust see tuleb ja mis on innovatsioon. Turismis lihtsalt tõenäoliselt see, mida mina taga ajan, ongi, et pigem on ta selline veidi kõrvaltegevus ja sellepärast ma ja nii palju sellest räägingi ja mida ma veel, eks ole, selle turismi juures küsin. Aivar, Mamma lood oli tehtud MTÜ poolt. On mul õigus? Miks MTÜ, miks mitte äritegevusena? Miks mitte? Ma ei saa aru, kuhu sa sihid, et kui sa tahad kuidagi, ma ei tea, kui Eesti Vabariigi seadus on andnud inimestele võimaluse luua vabaühendus nimega mittetulundusühing, siis kas sa üritad kuidagi nagu öelda, et see ei ole õige või? Ei, ma ei saa öelda, et see on õige. Aga vaadates, kuivõrd suur osa selle saare majandustegevusest on mitte äriliste tunnustega, siis tekib mul paratamatult küsimus, miks see nii on. Võib-olla sellel on mingid põhjused, mida ma ise selles osalemata ei näe. Aga kui Kaupo räägib, eks ole, innovatsioonist tööstuses, siis siin meil on väga selge, eks ole, et Tageplast toodab juba biolagunevat kilet. See, kus see teadmine, kuidas biolagunevat kilet toodetakse ja kuidas see Selveris selline kott on, et ma panen sinna 4 klementiini ja seal põhi läbi ei kuku erinevalt sellest kotist, mis paraku seal kõrval ei ole biolagunev, siis kuidas selleni jõuda, see on natukene mõistetavam ja see kõik käib puhtalt sellises kasumlikus äris. Mis see ettevõtlusvorm siia puutub? Ma ei saa sellest aru. Ma tõenäoliselt lihtsa vaevaga leiaksin miljoniliste käivetega mittetulundusühingud, aga minu teada on mittetulundusühingu puhul ainult üks asi, mis eristab teda OÜ-st, on, et kasumit ei jaotada ja dividende ei maksta. Küsimus sulle oligi, et miks see tegevus, millel on tegelikult ilmselt vaadates eeldatavat kulubaasi ja tulubaasi mõnus pluss all, miks mitte äriline vorm? Aga vaata see, ma arvan, et ma proovin ise vastata sellele küsimusele, mitte olles nüüd selle konkreetse MTÜ liige, et ega siis kõigepealt, kui hakatakse, eriti see, mis puudutab loomemajandust, ma saan aru, et täna räägitakse siin loomemajandust. Järgmine arutelu. Et ega väga paljus see loomemajandus, kui temaga nagu toimema hakatakse, siis ega ta ei tundugi väga niisugune kasumit tõotav. Ja sellepärast, kui inimesed tahavad, et saaks nagu hästi toimetada, siis võetaksegi mittetulundustegevus. Ma arvan, et kui Mamma lood, jõuab 10 miljonilise käibeni, küll siis see ettevõte ka ära tehakse. Tegelikult ma paluks, et me oleme tulnud siia muid jutte rääkima, mitte praegu seda, et mul on väga hea meel, et see asi ja etendus teil kenasti meeles on ja see on pälvinud sellist head tähelepanu. Ja tuleb loodetavasti veelgi lavale. Aga äkki räägiks asjast. Asjast oli see, et majandus ja koroona, mis meist saab. Meil on jäänud circa 5-6 minutit seda juttu rääkida.
mina olen pigem püüdnud otsida neid kohti ja urgitseda sealt, et kas miskit seda tänast suhteliselt ilusat ilma võib varjutada ja ärge võtke seda hädakraaksumisena, vaid pigem sellise mõtteainena. Ja kui proovida seda lõpetada, siis mis oleksid sellise, mis meist saab järgmise, kuidas vaatad, Sander, Kairi, Kaupo ja Aivar, teie 1 minut järgmisse 1,5 aastasse majandus, koroona, mis meist saab, kas Kassari puhkekeskusest tuleb talvel kaugtöökeskus? Ma arvan, et mitte midagi hullu ei saa, et tegelikult mina olen ka harjunud ennem mitte panitsema või plaane tegema, kui ei ole nagu põhjust, et alati võib juhtuda, et tulevik on tundmatum kui eelmine kord, eelmine aasta või eelmine periood, aga siis tuleb ka olla paindlik, olla hästi tähelepanelik ja jälgida kogu aeg arenguid. See on see, mis on selline pääsetee ettevõtete puhul alati, kui on selline tundmatu perspektiiv. Aga mina arvan, et puhkemajanduses on ikkagi paar aastat ikkagi, loodame, et siseturist ikkagi eelistab meid Kreekale või Itaaliale või Hispaaniale, et ma teen nii plaane selle järgi, et järgmise kuju tuleb ka ilus. Kairi? Mina arvan samamoodi, et ei tasu ette paanitseda. Samane, mis puudutab nüüd seda Hiiumaad siin ja praegu, et samamoodi lennukid ei lenda igale poole, keegi ei julgegi minna, et jääb ikkagi rahvas siia tulema. See tähendab, et meil kõigil on ka parasjagu tööd, kuna ettevõtted siin toodavad oma toodangut kohalikele ühesõnaga alltöövõtuna, et ehk ikka väga hullu midagi ei juhtu. Kaupo, tööstuse apologeet. Noh, kõigepealt on jällegi see, et kui sa ütled, et räägime majandusest ja siis räägid, et mis meil nagu 1,5 aasta pärast saab, et majandusest tegelikult ei saa rääkida 1,5 aasta kontekstis, et majandusprotsessid on pikad ja kui me tahame nagu vaadata tegelikke liikumisi, siis me hakkame vaatama 50, eks ju, 20 aastat, et ärme liiga nagu, et see, kui korra nii-öelda, see on nagu saunas, eks ju, korra viskad leili ära, siis korra tõmbad nagu pea niimoodi õlgade vahele, et see suur sahmakas käib üle, pärast on jälle hea olla, eks. Et ega majandus on täpselt samamoodi, et ja kui sa küsid, mis saab, ma arvan, et meil on praegu erakordselt head võimalused ettevõtjatel, ma mõtlen ka tööstusettevõtjaid, vaadata praegu ringi siia nagu Skandinaavia ja Lääne-Euroopa suunas, kus toimub praegu tarneahelate ringi mängimine. Et osaleda selles protsessis ja mina arvan suhteliselt kindlalt seda, et kui me räägime näiteks 3 aasta pärast vaatame, mis saanud on, siis me saame möönda, et meil Hiiumaal on jälle parem, kui oli aastal 2020 või 2019. Ja kõige lõpuks, Aivar, mida positiivset sina sellest pealkirjast välja loed? Pealkiri, mis siis? Majandus ja koroona, mis meist saab? Ei saa midagi, kõik läheb hästi. Et jah, elu läheb edasi. Ma ei näe nagu teist võimalust. See kõlab täpselt sellise hiiumaise elulaadi apoteoosina ja see, millena tõenäoliselt on mitmed, kes siia tulevad ja sellest päriselt niimoodi lühiajaliselt tulles aru ei saa. Ega minagi olen sellel saarel siin veetud pikemat aega, aastas võib-olla ainult 14 aastat. Ega me ei pruugi sellest kõigest ju aru saada, aga elame seda hiiumaalikku, natuke manjanalikku elulaadi, siis edasi vaatame, mis meist saab. Aitäh, Katrinil on tänusõnad kõigile osalejatele ja mikrofon läheb edasi Märgile, kus sa meil oled.